Unistamissessiooni läbiviimiseks järgime kindlat formaati. Läbi selle aitad sa osalejatel oma unistusi selgelt ja julgelt välja tuua. Kõigepealt jagunevad osalejad laudkondadesse, igasse lauda maksimaalselt 10 inimest. Kui sinu unistamispesas on laudkondi rohkem kui üks, palu osalejatel endi seast leida igale lauale vastutaja, kes lauaprotsessi juhib ja tulemused lõpuks kirja paneb. Unistamisjuhil on tähtis vastutus saada kõikide unistused Citizen OS keskkonda kirja. Kui laudkonnad koos unistamisjuhtidega on paigas, siis on aeg omavahel tuttavaks saada. Palu osalejatel öelda oma nimi, vanus ja kust nad tulevad. Peale seda palu grupi liikmetel avada, mis tundega nad täna siia tulid. Unistuste sujuvaks läbiviimiseks on abiks grupi kokkulepped, mis on ka kirjas unistamisjuhi juhendis. Kõik grupis olijad peavad väljendama enda nõusolekut nendele kokkulepetele või mittenõustumisel esitama oma argumendid. Nüüd algab unistamine, mis kestab umbes tund aega. Soojenduseks ja unistamisele häälestamiseks küsi laudkonnalt järgmisi küsimusi. Mis on Eestis hetkel hästi? Mis võiks jääda samaks? Mõtle korra tagasi ajas, kui olid laps. Millised olid siis sinu unistused? Kas need unistused on kõik tänaseks täide läinud? Jagage neid laudkonnas. Siis käivita oma arvutist või telefonist video, mille leiad QR-koodiga juhendist ja Citizen OS keskkonnast. Video tutvustab osalejate kogu unistamise sõnumit ja viib kõik unistamise lainele tulevikku. Rändame ajas aastasse 2050 ja laseme oma mõtetel tulla ja tunnetel lennata. Peale mõned minutid omaette unistamise lõppu palu osalejatel jagada, mida nad nägid, kuulsid ja tundsid. Need võivad olla nii isiklikul kui ka ühiskondlikul tasandil. Sinul kui unistusjuhil on ülesanne suunata unistusi suurema pildini kogu Eesti unistusteks. Kui vaja, kasuta suunavaid küsimusi, nagu näiteks, kuidas tahaksid, et Eesti näeks välja aastal 2050, millised oleksid meie linnad, kogukonnad ja loodus ja mille üle oled aastal 2050 uhke. Vaidluse korral jää neutraalseks ja selgita, et igal inimesel on õigus unistada nii, nagu tema just seda soovib. Veendu, et laudkonna vastutaja kõik unistused ja mõtted üles kirjutab. Vajadusel küsi üle, et kõik räägitu kirja saaks. Kui igaühe unistused on teistega jagatud ning üles kirjutatud, siis on aeg leida ühisosa ja luua laudkonna ühine unistus. Kõigepealt mõtleme isiklikul tasandil. Milliseid samme saab igaüks teha täna, et oma unistuste suunas liikuda ja kuidas saan mina oma unistustele lähemale jõuda. Seejärel vaatame, kuidas saame grupina unistused kirja, milline on meie ühisunistus ja mida saame kõigepealt koos teha, et jõuda tulevikku, mille oleme kujundanud. Lõpetuseks palu osalejatel kirjeldada, milliste tunnete ja mõtetega nad täna siit lahkuvad ja mida head kaasa võtavad. Veendu, et laudkonna vastutaja kõik unistused ja mõtted üles kirjutab. Lõpeta sessioon tänusõnadega. Aitäh, et leidsite aega ja tulite täna siia, et panustada Eesti tulevikku. Mis saab edasi? Tutvusta laudkonnale edasisi samme. Suvel algab tulemuste analüüs ja nende avalikustamine. Ja julgusta laudkonda, et kellel on soovi, saab personaalselt enda isiklikud unistused Citizen OS keskkonda sisestada kuni 20. maini.